meie ettekanne täna on siis peamiselt salmelaevade aegsest muistsest maastikust, et milline see võis seal välja näha. Aga alustan korra pildiga sellest, kuidas salme ümbrus tänapäeval välja näeb. Et tänapäeval on siis salmelaevad asuvad Salme jõe ääres, mis on teada, et see kunagi oli siis Salme jõe koha peal väin ja Salme esimene laev on Salme jõest umbes 200 meetrit põhja pool ja Salme teine laev umbes seal 150 meetrit põhja pool. Ja siis on teada seda, et Eestis ja Saaremaal on toimunud nagu maakerge, et varem oli merevesi kõrgem ja muidugi siis arheoloogidena meid huvitab see, et kui kõrge see merevesi oli tollel ajal ja kui lähedal olid laevad omaaegsele rannajoonele ja milline see maastik siis üleüldse tollel ajal välja võis näha. Ja muidugi ka on oluline informatsioon Salme väina enda kohta, sest Salme väin oli siis andis meremeestele võimaluse näiteks Rootsi või Gotlandi poolt sõita läbi või Saaremaa juures tunduvalt kiiremini, kui et nad oleks pidanud ümber Sõrve tänapäevase nagu Sõrve poolsaare sõitma, mis tollel ajal oli saar. Et sellel oli kindlasti oma suur eelis, et seal sai laevadega läbi sõita. Siin on paar fotot nüüd sellest, kuidas need Salme laevade leiukohad nägid välja vahetult enne arheoloogiliste kaevamiste algust. Et Salme esimesel laeval on väga õnnelik juhus, et ajakirjanikud tegid pildi selle Salme laeva leiukohast vahetult nagu 2 päeva enne. Et siin on näha, et selle kergliiklustee, mille tegemise käigus siis Salme esimene laev avastati, või esimesed leiud avastati, et siin on pealt ära kooritud umbes 20-30 sentimeetrit pinnast. Aga üldiselt on see maastik seal üsna nagu tasane. Ja selle väiksema foto peal on siis Salme teise leiukoht umbes aasta aega enne kaevamiste algust. Et kui me vaatame nagu seda Salme leidude asukoha pilti ja võrdleme seda näiteks Valsjärde matmispaiga pildiga sellest Valsjärde matmispaigast, mis Rootsis asub ja mida Niil ka enne näitas siin, seal eks ole selline nagu küngas ja need matusekohad, ka nende enda koha peal olid sellised hauakünkad, mis on üsna nagu iseloomulik paadimatustele või laematustele, et nende koha peale on künkad kuhjatud. Et sellest pilti me Salmes ei näe. Aga probleem on ka selles, et see pilt, mida me nägime vahetult enne kaevamiste algust, et see ilmselt ei ole ka see pilt, mis oli siis, kui need laematused tehti. Et Salme esimese laeva leiukohast tegelikult alles laevast endast nagu vahetult enne kaevamist oli ainult 50 sentimeetri paksune osa või kõrgune osa laeva põhjast. Et kogu see ülemine osa sellest laevast või paadist oli hävinud ja tegelikult ka Salme teises laevas see pealmine osa on nagu hävinud. Et tegelikult me nagu ei tea, et mis seal peal oli. Ja siin ei ole vist nüüd väga hästi näha, aga põhimõtteliselt see foto annab nagu läbilõike, kus on ristlõike laevast ja kihtidest, mis seal kõrval on. Põhimõtteliselt need kihid on samamoodi nagu horisontaalselt ladestunud, nagu siin kõrval pildi peal näha on. Et see kõrval pilt on umbes sellest kohast siin kraavis.
Ja et kui me seda laeva kaevasime, siis üks küsimus, mis meil ka tekkis, et kas see laev on, kuidas ta sinna koha peale on täpselt jäänud, et kas sinna on kaevatud kraav, kas see laev on nagu lihtsalt jäänud randa või ta on inimeste poolt ka setetega täidetud või mis mahus setetega täidetud. Et põhimõtteliselt siin, vabandust, sellist otsest jälge loodusliku puutumatu pinnasse ja paadi enda vahel ei olnud kraavist, aga probleem on, või et ütleme, et kui on niisugune sügavam kraav, siis tavaliselt peaks jääma kraavi ja siis selle loodusliku pinnase vahele veel mingi nagu täide või mingi varingukiht on ja sellist ei olnud, aga see probleem võib olla ka selles, et see on nagu nii nagu väike osa sellest paadi põhjast, et kui seal oli kraav, siis see täide võis olla nagu kõrgemal, et igal juhul. Et pärast kaevamisi meil oli suur hulk nagu küsimusi, mille oli selge, et me arheoloogidena üksinda nendele vastust ei oska nagu anda, et tuleb hakata koostööd tegema geoloogidega. Ja esimene eelpublikatsioon või nagu esimesed andmed, mis me koos geoloogidega tegime, me publitseerisime 2009. aastal, aga need ei põhinenud koha peal tehtud geoloogilistel uuringutel, vaid aluseks võeti lihtsalt olemasolevad andmed. Nii et nüüd tänu selle Viking Phenomen projektile meil avanes võimalus teha nagu tõsisemaid geoloogilisi uuringuid seal piirkonnas ja teha nagu korralikud maastikurekonstruktsioonid. Ja siis ma tahan selle väljaande kohta veel seda lisamärkusena öelda, et vahepeal 2018. aastal Eesti muutis oma kõrgussüsteemi, et kui me varem oli meie kõrgussüsteemi aluseks Kroonlinna 0, siis nüüd on Amsterdami 0. Nii et need kõrgusandmed, mis on seal vanas publikatsioonis, erinevad ka sellest, mis meil nagu uues publikatsioonis on osaliselt ka seetõttu, et on need kõrguste vahed või nagu kõrgussüsteemid on muutunud. Et lihtsalt näitena, et selles uues süsteemis on Salme laeva põhjakõrgus on 4,1 meetrit üle merepinna, siis seal varasemas publikatsioonis on 3,89 meetrit üle merepinna. Aga nüüd edasi ma annan sõna Alar Rosenthal'le, kes siis tutvustab meie geoloogilisi uuringuid lähemalt ja need meil inglise keeles ilmusid eelmise aasta lõpus ajakirjas ka The Holocene. Ja aitäh Marga. Ja tere päevast. Mina olen Alar Rosenthal, Tartu Ülikooli kvaternerigeoloog. Kvaternerigeoloogid tegelevad pinnakate setete uuringutega. Mul oli suur au teha siin mõningaid aastaid siis välitöid Salmes ja üritada rekonstrueerida muistseid loodusolusid. Ja nagu Marge juba nimetas ka, et meil alles valmis nüüd nendest loodusoludest üks artikkel ajakirjas The Holocene, et alles selle aasta numbris ja neid suhteliselt värskeid tulemusi siis ma natuke üritan täna siis ka tutvustada. I apologize, my presentation will be in Estonian, but I prepared the slides in English so you can follow and later on if you have a question, so please ask in English or in Estonian, both. Nii. Ja millised need uurimisküsimused siis siin Salme koha peal olid? Üks, mida me vaatasime, oli siis maastiku kujunemisi ja me tegime siis geoloogilisi puurauke, kaeveid Salme laevade ümbruses ja kasutasime ka georadari uuringut, et saada aru, kuhu siis need laevad olid siis kas maetud või oli ka hüpoteesina, et need laevad olid siis randa jäetud või uhutud. Teine oluline fookus oli meil, nagu Marge juba ka nimetas, Salme väina, mis on siis tänapäeva Salme jõe piirkond geoloogilistel uuringutel. Ja siin reliefi mudelis on juba ka kenasti näha siin selline
laiem siis lääne osa ja suhteliselt kitsa väinamotiiviga idapiirkond. Ja siit on ka tehtud meil mõned geoloogilised läbilõiked, puuraugud, südamikud kirjeldatud ja georadari uuringud tehtud. Ja nüüd Salme andmete ja ka tegelikult Salmest eemale Saaremaa teised meretaseme indikaatori andmestikud, ühelt poolt geoloogilised, aga teiselt poolt ka natuke arheoloogilist materjali on kasutatud, et rekonstrueerida holotseni lõpu viimaste siis aastatuhandete meretaseme muutused sellel alal. Et instrumentaalmõõdistuste rida Saaremaal on üsna lühike. Ja võib-olla siin lähimas piirkonnast merevaatlusjaamadest on hoopis tegelikult Virtsu on kõige pikem, kus on ka ainult 100 aastat meretaseme infot võtta. Nii et selles mõttes geoloogilise teadmisega on võimalik natukene ajas kaugemale liikuda. Ja meie fookus oli siis viimased, kui sa ütleme pronksiajast, viimased 3000 aastat tagasi. Nii, aga jätkame siis selle rännakuga. Esimene slaid on siis nüüd Salme laevade ümbruse georadari profiilid. Ja te näete, et need on siis lääne-ida suunalised kaks ülemist. Ja siit nendest profiilidest, mis välja tuleb, on setete sisemine struktuur, mida me kontrollisime siis geoloogiliste puurimiste, väljas kaevandite ja ka üritasime vanuseid dateerida kahel põhilisel meetodil, raadiosüsiniku analüüs ja luminessentsanalüüs. Viimane on siis selline meetod, mis võimaldab uurida setete mattumist, et kui rannale kuhjub liiv, siis me saame teada, millal see rannaliiv mattus nooremate setete alla, nii et kaks põhilist meetodit. Nii, ja kui me vaatame siis seda setete arhitektuuri, Salme laevade ümbruses, Salme laevade asukohad on ka siin joonistel toodud, Salme 1, siin on samuti Salme 1 ja Salme 2 laev. Et me näeme sellist kolme põhilist sette kihti. Kõige all, mis on siis siit mustast punktiirjoonest allapoole, on meil Balti jääpaisjärves kujunenud viirsavid, sügavaveelised setted, puurimisega tõestatud, kujunesid siin alal kusagil 12 000 kuni 13 000 aastat tagasi Balti jääpaisjärves. Ja nende peal on nüüd kaks kihti eri ilmelisi ja erinevad siis ka kihilisuse tüüpidega liivakruusa lasundeid, mis sisaldavad ka päris palju sellist veeriselist materjali. Ja ilusasti veerised ümardatud, tüüpilised sellised rannasetted. Et see alumine kompleks, mis jookseb nüüd siin viirsavidest kuni rohelise katkend jooneni tüsedusega või kihipaksusega kui siin 4 meetrit. Need kihid on väga ilusasti kõik lääne suunas kaldu ja need on kujunenud merelistest tingimustest vana maasääre tüüp, mis on kasvanud lääne suunas, nagu need kihid näitavad. Sellest alumisest maasääre sette komplektist on meil 2 dateeringut, vanusemäärangut. Läänemere siis söödav südakarp ja selle dateering on Uppsalas tehtud ja vanusega nüüd 3400-3300 enne Kristust. Ja siin on nüüd arvesse võetud ka reservaari efekti, millest me ka eelmises sessioonis rääkisime, et kui dateerida mereloomi või elukaid, siis need dateeringud on mõnevõrra vanemad kui maismaa taimedel ja loomadel.
ja teine dateering sellest kihist on siis luminessents dateering. Me dateerisime kvartsi liivaterasid ja selle vanus on siis 3320 pluss miinus siis 370 aastat enne Kristust. Nii et ikkagi palju vanem settekompleks, kui me räägime nüüd salmelaevadest. Ja ülemine settekompleks, mis on oluliselt õhem, tõsedusega seal kihipaksus meeter, mõne koha peal võib-olla pisut peale. Need on ka rannaliivad ja kruusad. Ja nendest on meil 2 luminessents dateeringut ja nende dateeringute punktid on ka siin sellel kõige ülemisel profiilil on see punane täpp ja siis Salme 1 laevast ida suunas siis OSL 2 ja nende vanused jäävad siis esimesel dateeringutel 60 pluss miinus 140 aastat peale Kristust ja teine dateering 317 pluss miinus 100 aastat samuti siis peale Kristust. Te näete, et need tegelikult veapiirid on suhteliselt suured, kui me võrdleme näiteks raadiosüsiniku dateeringutega, aga et need mõlemad enam-vähem siia ühte klassi või klastrisse jäävad, mis on vanustega ikkagi selgelt vanemad kui sinna sisse maetud siis need Salme 1 ja 2 laevad, mille praegune siis arheoloogiline keskväärtusvanus peaks olema siis 750 aastat peale Kristust. Nii et see ülemine komplekt rannaliivasid, kruusasid, mida me siin näeme, nende siis kuhjumisaeg võiks olla nendes piirides. Et mõni keskväärtus mõni 100 aastat peale Kristust. Nii, järgmine slaid. Vaatasime ka setteid, mis jäävad siis Salme väina piirkonda. Peab ütlema, et väga eriilmelised, et kui see, kus meil on see väina laiem ehk siis lääne poole jääv osa, seal on meil peamiselt tegemist liivakate setetega. Samas, kui siin merega lainetusele tuultele varjatumas kitsas osas on tegemist ka meremudaga, mis tähendab rahulikke settimistingimusi ja järgmisel geoloogilistel lõigetel, mis ongi siin A, B ja CD, on nüüd näha ka läbilõige siis Salme väinast, eeldatav või arvatav siis veetase, tollane 750 anno domini, millest ma ka kohe täpsemalt räägin, ja siis siin see settekompleks. See viirutus siin keskel, need on siis meremudad rahulikes hüdrodünaamilistes tingimustes kujunenud varjatud osa. Ja selliseid siis selle läänepoolses osas üldse ei ehine. Nii et sinna puhus ikkagi tuul ja laine nii palju oli sisse, et seal kujunesid liivakad setted. Orgaanika on selles mõttes väga tänuväärne, et siit on võimalik siis ka üsna häid vanusemääranguid saada. Ja siin nüüd sellel tulbal, mis on meil puurauk 2, mis asub siin läbilõikes, on meil terve rida raadiosüsiniku dateeringuid võetud ja me kasutasime maismaataimede seemneid sellest sette maatriksist ja dateerisime selle settekompleksi ära. Nii et üks näiteks järeldus kohe, mis siit tuleb, et selle orgaanilise muda või rahuliku settimisperioodi algus jääb vahemikku 830 kuni 1000. See tähendab, et see muda kujunemine algas alles pärast Salme sündmust. Enne seda oli ka see väina põhi suhteliselt suurema siis või kõrgema hüdrodünaamika ka piirkond ja seal settisid liivakad setted, nii et ka see
Salmeväina kallas oli, täna on ta mudane, eks ole, siis tollal oli ta nähtavasti selline ilusam liivaste kallastega ka väina kitsamas osas. Nüüd sellest mudast me uurisime ka ränivetikaid ja siin on üks näide ränivetika diagrammist. Ränivetikad teatavasti on väga hea materjal soolsuse hinnangutes. Ja siin on väga rikkalik kompleks ja näitas selgelt, et siin on tegemist selles ette läbilõike osas siis merelise keskkonnaga, merelised riimvetikad ja suur muutus toimus siis kusagil 1250–1270 anno domini, kus meil tuleb selgelt siis magevee mõju sisse. See tähendab seda, et see väinaline situatsioon, väinalised tingimused nüüd selle diagrammi andmetel asendusid sellised ajutiselt üleujutavad tingimused, nii et hakkas nähtavasti see jõesüsteem kulgema, mida ujutati siis suurvee ajal üle, nii et ta täiesti mage kindlasti ei ole, seal on väga tugev ka riimveeline soolsuskomponent juures. Nii edasi. Meretaseme muutused selles piirkonnas, et teatavasti kaks põhilist protsessi, mis mõjutavad meil siin Saaremaal ja ka Eestis laiemalt. Üks on pärastiaegne maatõus, mis on seotud meie jäätumisega. Saaremaa kandis üle kilomeetri, peaaegu 1,5 kilomeetrit on hinnatud jääkilbi paksuseks jäätumise maksimumi ajal 20 000 aastat tagasi ja sellest tingituna on meil ka pärastjäägne maatõus selles piirkonnas. Maatõus on mõnevõrra aeglasem Saaremaa lõuna osas ja mõnevõrra intensiivsem siis põhjaosas. Tänapäevased kiirused GPS püsijaamade põhjal mõõdetuna 2 millimeetrit aastas kuni siis pea 3 millimeetrit aastas siis põhjaosas. See ebaühtlus on siis ka samamoodi seoses või funktsioon liustiku paksusega, põhja pool oli liustik tüsedam, nii et ja tänapäeva siis maksimum Botnia lahe kandis, kus oli siis jääkilp ka kõige paksem, on ligi 10 millimeetrit aastas on maatõus, et kui võrdluses siis Saaremaa 2 ja 3 millimeetriga. Nii, ja teine protsess, mis oluliselt ka mõjutab, on ookeani taseme muutused. Ookeani taseme muutused olid väga kiired siis, kui oli suurte liustike sulamine 20 000 aastat kuni 7 000 aastat tagasi. Ja üldse, kui meil oli jääaeg, siis 130 meetrit oli ookeani tase täiesti madalam. Siis ta tõusis suhteliselt kiiresti kuni 7000 ja viimastel aastatuhandetel on selline tagasihoidlik meretaseme tõus olnud. Nii et selle maatõusu ja mereveetaseme tõusu koosmõju on siis see nii-öelda suhteline meretaseme muutus, mida me saame näha ka näiteks erinevate rannavallide kõrgustest, setete uuringutest ja mida me saame siis merevaatlusjaamadega ka tänapäeval mõõdistada. Kui me vaatame Läänemere piirkonda veel ja üritame, ma panen nüüd tagasi slaidi, kui me vaatame Läänemere lõunaosa, kus maatõusu praktiliselt ei ole, siis üks veekõver viimase siis 3000 aasta kohta on siin all väljas on Saksamaa rannikult pärit. Te näete, et viimase 3000 aasta jooksul on meretase tõusnud vaid kusagil 80 sentimeetri, nii et suhteliselt vähe. Nii et põhimängija on siin ikkagi olnud maatõus, pärastjäägne maatõus. Ja kui me võtsime siit erinevad meretaseme indikaatorid kokku, nii see Salmeväina set, et kui ka siit ümbruskonnast natuke ka arheoloogilisi andmeid, Viltina sadama koha Maarika mägitöödes, aga ka teised siin pronksiaegne Asva on siia võrdluseks toodud Salme enda dateeringud ja ka Kuressaare Karel Püüa käest materjale
Kuressaare konstruktsioonide kohta. Siis see sinine joon on nüüd see, mis võiks markeerida viimaste aastate tuhanded veetaseme muutust Salme piirkonnas. Et te näete, et pronksiaegne veetase kusagil 5,5 meetri kasvaeg, 5,5 meetri kanti ja kui me jõuame Salme juurde, siis Salme keskmise veetaseme hinnang jääb sinna kusagil 2,20, 2,30 meetrit üle merepinna, millest kõrgemale siis ulatus loomulikult tormi lainetus. Ja kui me nüüd võrdleme seda paleo veetaseme piltiga näiteks mereveetaseme andmetega, mis on siis aastast 1900 üsna suure auguga siin keskel kuni siis aastani 2010. Te näete, et tegelikult päris suur muutus on toimunud. Et Virtsu veekõver on praktiliselt näitab sellist null trendi. Aga kui me hakkame ajas ikkagi tagasi ronima, siis selgelt maatõusu mõju on väga, väga selgelt sees ja vanad rannajooned paiknesid ikkagi selgelt kõrgemalt, siis nagu ma ütlesin 2,3 meetrit on siis Salme. Ja Salme dateeringud ja nende kõrgused on ka siin peal, et siit tuleb ka välja, et tegelikult kusagil 2 ja peale meetrit jääb siis tollasest keskmisest tasemest, jäävad need matuse kõrgused kõrgemal. Nii et see on nagu üks märk, et päris rannas kindlasti ei olnud need Salme paadid. Ja kolmas teema, millega me siin Salmes tegelesime, oli paleogeograafilised rekonstruktsioonid. Ja siin on nüüd terve Saaremaa kohta 700-750 ehk siis salmeaegne pilt suhteliselt juba sarnane tänapäeva Saaremaa rannajoonega. Mullutu muidugi tuleb siin selgelt välja Salme väin ja isojoontega on siis ka veetaseme kõrgused, eks, et see veepind on nii öelda tänapäeva reljeefist nagu kaldu, et veetase, viikingiaegne veetase Saaremaa lõuna otsas siin 2 meetrit tänapäevasest kõrgemal ja kui me lähme siia üles põhjatippu, siis ümber 3 meetrit. Nii et selle erinevusega peab ka sellistel rekonstruktsioonidel kindlasti arvestama ja siis kusagil 2,3 jääb siis, on siis see Salme kõrgus. Ja viimased slaidid, 3 ajahetke nüüd Salme väina piirkonnast, et see keskmine on siis 750 anno domini ehk siis Salme aegne, tulebki selgelt välja siis suhteliselt lai väina lääneosa ja suhteliselt kitsukene idaosa ja Liivi lahe siis rannajoon ka ja siin on mõningase ülekõrgendusega on siis nende paatide asukoht ka, et üle 2 meetri kõrgemal ja ligikaudu vist, ligikaudu 70 kuni 100 meetrit siis nii rannajoonest kui ka sellest Salme väinast. Ja alumine slaid pilt on siis see hetk või see periood, kus väin hakkas ahtakeseks muutuma, kinni kasvama ja algasid siis ka juba sellised jõelised tingimused kusagil 1100-1300 anno domini. Nii ja mõningad järeldused said ka siia kirja pandud, et meretaseme trendid õnnestus siis alates pronksiajast kuni siis tänaseni keskmine veetaseme alanemine 2 millimeetrit aastas. Väina parameetrid, vee sügavus siis maksimum tuli kuni 2,8 meetrit, nii et päris sügav selles samas kitsas osas, kui me nüüd need nooremad setted maha lahutame.
710 kuni 450 aastat enne Salme sündmusi kujunesid nüüd need ülemine kiht maasääre, ranna kruusasid, kuhu on siis need paadid siis ka paigutatud. Ja veetase, keskmine veetase siis 2 kuni 2,5 meetrit oli tol ajal siis madalamal nendest matustest ja matused siis 100 meetrit kaldast eemal. Nii ja sellega ma lõpetaksingi. Suur tänu kõigile kaasautoritele. Te näete siin pikka nimekirja. Triine Nirgi, Tartu Ülikoolist, Jeva Krutšinska, kes tegi ränivetikaid, Edita Galinska, Poola, Marge Konsa-Argo, Jõeleht, radariuuringud, Helena Aleksanderson, kes toimetas luminessentstateeringutega, Tiit Hang, sedimentoloogia poole pealt. Nüüd päris palju kolleege on, kes siin kõik on olnud abiks nende rekonstruktsioonide tegemisel ja suur tänu.